Üheks kevade kuulutajaks on kindlasti Buduaari ajakiri ja meie piilumegi, mida põnevat me värskest Buduaarist lugeda saame. Seekordne Buduaar on eriti särav ja kevadine, alustades meie kaanestarist Keili Sügiainenist, kellest on tegelikult teenimatult vähe räägitud. Keili räägib kaanelaost sellest, mis toimub telgi taga, aga ka sellest hullusest, mis praegu kehakultuses toimub. Et näiteks Keililegi on öeldud seda, et on liiga pikk teleekraanide jaoks, aga ent ometi rokib täiega teleekraanidel. Nii et Keilist saab lugeda üht, seda ja teist, aga ka ise natukene inspiratsiooni ammutada. Lisaks on meil meeleltult sisukad ja mahukad ilu- ja moeteemad. Näiteks iluteemades räägib meile väga särava, aga ometi kogu aeg kondiitri ja pagari poolel töötav Angeelika Kangosula ja tema jagab oma ilusaladusi meile. Moelehekülgedel piilume Anniki Lambi garderoobi, kes töötab küll Brüsselis ülikondadega meeste kõrval, aga on suutnud jätta endale väga omanäolise ägeda stiili, nii et sealt võib jälle leida midagi toredat endalegi ideedeks kevadisse garderoobi. No inspireerivatest naistest on teil lugusid tõesti kuhjaga, et mida sa veel välja tooksid, et mis on selline erakordne või eriline? Näiteks täiskasvanud naised, kes veel peavad päevikuid. Et me kõik tegime seda lapsepõlves, aga nüüd, kus me oleme suured, tublid, edukad naised, tihtipeale on vaja oma mõtted kuskile kirja panna, haarata pliiats, siis seal on lugu naistest, kes seda teevad. Lisaks on meil karjäärinaised. Mitte ainult karjäärinaised, vaid karjäärinaised, kes on lastega kodus olnud, aga selle kõrvalt endiselt tööd jätkanud. Kes räägivad, kuidas see võimalik on teha laste kõrvalt tööd ja seda veel väga hästi. No Buduaari kaate vahel on küll palju naisi, aga tegelikult ei ole seal mitte ainult naised, et mahuvad ka mehed tegelikult ajakirja. Absoluutselt, seekord jagab meile kommentaare naistest näitleja Nikolai Pentsler, kes ühtlasi ka jagab saladusi, mis on need punktid, mida üks naine peaks mehe kohta teadma. Nendest räägitakse palju, aga ometi me kipume seda unustama, et Nikolai tuletab seda meile taaskord meelde. Suve saabudes saabub ka pulmahooaeg. Meie kirjutame sellest, kuidas 90 päevaga saada tanu alla. Ja nippe jagab ka pulmakorraldaja. Buduaari ajakiri on saadaval kõikides hästi varustatud poodides, lisaks saab seda koju tellida ja lisaks peidab ennast seal üks lahe asi, nimelt pilet 23. ja 24. märtsil toimuvale Buduaari turule, mis toimub Kultuurikatlas. Muidu maksab pilet 2 €, aga kui sa lõikad sealt ajakirjast selle pileti välja, siis sa saad tasuta sisse ja lisaks ootab sind väike kingitus, nii et tulge kõik ka Buduaari turule. Kui otsite uut inspiratsiooni või hoopis soovite 90 päevaga ühed uhked pulmad pidada, siis nippe leiab värskest Buduaarist.